Tere päevast, head kuulajad! Eetrisse läheb järjekordne Eesti Spordi Olümpiamuuseumi podcast Rüütli 15. Minu nimi on jätkuvalt Kalle Voolaid ja mul on au seda korda podcasti vedada heade kolleegidega Spordimuuseumist. Arendusspetsialist Urmet Paloveer on meiega täna. Tere minu poolt ka jälle. Ja muuseumi peaarvahoidja Kaarel Antonsson samuti meiega. Ja ka mina tervitan kõiki. Ja endiselt vastavalt eriolukorra nõuetele ei ole me pääsenud oma moodsasse hubasesse stuudiosse Rüütli tänaval 15, vaid viime podcasti eetrisse oma kodudest, mitte siis stuudioruumist, mistõttu võib-olla seda sahinat ja kahinat on aeg-ajalt natukene rohkem, kui seda peaks olema, aga usun, et see annab ainult värvi meie eetrile. Ja täna siis on meie podcasti teemaks igati päevakajaline teema, et mida inimesed, kõik meie spordisõbrad oma kodudes teha saaksime, et ikkagi rohkem spordilainel olla. Ja no mida me ikka teha saame, eks televiisori vaatamine või siis arvutiekraani silmitsemine moodsal ajal on igati praegusel ajal ilmselt asjakohane tegevus ja et seda spordimaitset sealt rohkem tuleks, siis usun, et mõistlik on aeg-ajalt ka vaadata spordile pühendatud filme või telelavastusi või teatrietendusi, mida siis erinevad videokeskkonnad pakuvad ja sellest me siis räägimegi, et milliseid spordifilme, spordietendusi Eestis läbi aegade tehtud on. Ja mäletame ju ka seda, et tegelikult on see meile Spordimuuseumile lähiajaloostki olnud igati asjakohane teema püstitus, kas või sellel põhjusel, et alles hiljaaegu ju meil Spordimuuseumi püsiekspositsioon täienes ühe uue, kuigi tegelikult väga vana spordifilmiga, tõenäoliselt vanima spordifilmiga Eestis üldse, kus siis mäletate ju küll, sisaldusid kaadrid maadlevast Georg Lurichist ja film siis pärit oli aastast 1910, filmitud küll Taanis, aga kuna peategelane seal oli eestlane, siis võime seda ka ikkagi mõnes mõttes Eesti spordifilmist pidada, aga jah, kahjuks seda filmi me praegu näha ei saa. Muuseum on ju meil praegusel ajal eriolukorra tõttu kinni, mistõttu peamegi keskenduma oma kodustele võimalustele ja selles osas siis Urmet ja Kaarel äkki siis täna mõtlemegi ja räägimegi, mida soovitada meie kuulajatele. Või siis sissejuhatavalt selline lihtne küsimus, et mida üldse tähele panna, kui me filme valime, et mis teeb ühest filmist hea filmi. Urmet, mis sa arvad? Noh, eks see kindlasti paljuski individuaalne, et kellele mis meeldib, aga ma ise kindlasti hindan filme, kus on selline tore, vahva, teravmeelne, huvitav dialoog, kindlasti huvitav pildikeel, et sageli võib-olla võib muu osa juba filmil nõrgem olla, et kui need kaks on olemas, siis võib juba mõne kehva filmigi päris heaks nimetada. Ja kindlasti oluline, et see lugu iseenesest nagu kõnetaks ja stsenaarium oleks selline usutav. Kas Eestis spordifilme selliseid on? Leidsid sa meile mingeid soovitusi jagada täna? Hea pildikeelega, teravmeelse stsenaariumiga, see kõlab ju nagu üks klassikaline Eesti film, eks ole? Tõepoolest, et eks ta natuke keeruline on, aga võib-olla mõned nõuded ikkagi on täidetud nende filmide puhul, mida sai valitud, kuigi ega väga palju sai valitud lihtsalt veel ühe olulise kriteeriumi asemel, milleks on nostalgia. Nostalgia, muidugi, see on kandev. Kaarel, kas sa tahad seda kuidagi täiendada, seda nimekirja hea filmi faktoritest? Siin on raske meil vastust anda, sest mulle tundub, et spordifilmi on veel raskem head teha kui tavalist filmi, sest kahjuks spordifilmid hakkavad väga tihti minema paatoslikuks ja lõpud on väga tihti etteaimatavad, et näiteks
mina arvan, et Ott Tänaku film oli sellepärast hea film mingis mõttes just stsenaariumi osas, nii-öelda kui dokfilmil üldse stsenaariumit on, et ta tehti hooaeg varem, et kui oleks hooaeg hiljem olnud, siis mingi teatud intriig ja puänt oleks lõpul olemata jäänud, aga seekord see puänt tuli ära selles filmis, kuna ta ei võitnud see hooaeg. Ühesõnaga sinu jaoks tegi selle filmi nagu paremaks või vaadatavamaks just see, et lõppes nii-öelda ilma Ott Tänaku maailmameistritiitlita. Ja kindlasti. Ja teine asi, mida ma spordiajaloolasena, mulle eriti meeldib nende filmide puhul, mida ma ise täna ette viskan, et nad võib-olla ei olegi mul lemmikfilmid, aga kui ma hakkasin vaatama, mis valiku ma olen täna pannud, siis mulle tundub, et ma otsin sealt mingit spordiajaloolist tausta või et ma olengi kasutanud neid nagu mingit nii-öelda, kas või lausa võib öelda dokumendina mingitest perioodidest ja aegadest, mis võib-olla ei anna meile edasi seda, mida Urmet otsib, teravmeelsust, nalja ja naeru, aga teisest küljest, miks mitte selle pealt üks spordireferaat ära teha, spordiajaloo referaat. Kas ma nüüd olen väga rumal, kui ma ütlen, et minule meeldivad õnneliku lõpuga filmid? Kas selline asi nagu õnnelik lõpp ühe filmi juures on nagu üldse oluline? Mulle tundub, et klassikaline spordifilm, et see lõpebki õnnelikult. Aga Ott Tänaku film ju... Jah, et siis võib öelda, et Ott Tänaku film ei olnud klassikaline ja mulle ta selle võrra meeldiski. Ja tore on ka, et kui vahel ikka on õnnelik lõpp, sest muidu võtta, et kui kõik filmid oleks kurva lõpuga, siis on hästi tüütu, sa tead juba ette, et ta lõpeb kurvalt, aga kui vahelduseks tuleb ka õnnelik lõpp, siis on alati filmi alguses see, et sa ei tea, milline lõpp nüüd olla võib. Jah, mina ka loodan alati õnnelikku lõppu ja ma tunnistan, et mõnikord olen kohe nagu isegi tujust ära läinud, kui seda õnnelikku lõppu ei tule. Ott Tänaku filmi vaatama minnes muidugi ma teadsin, et ta veel ei ole maailmameister, sel hetkel ta ei olnud. Nii et võis arvata, et sealt seda lõppu ei tule, nii et selle ma elasin üle. Aga muidu jah, mulle ikka meeldiks, kui pahad saaks karistatud ja head võidaksid. Aga kas mingisugune selline, järelmaitse küsimus, see on ilmselt iga inimese enda maitse küsimus, aga ilmselt jah, võiks ju olla võib-olla ühele filmile oluline ka see, et selle peale veel järgmine päev tagasi mõeldes nagu hea tunne sisse jääb. Kuidas teile tundub? Kas Eestis selliseid filme ikka on üldse? Spordifilme või... See võis olla väga keeruline küsimus, jah. Aga näiteks spordifilme. Jah, selles mõttes kohe ei... Animpõõna. Jah, või võib-olla tõesti on, sest et kui näed isegi mitukümmend aastat hiljem on nostalgia, et võib-olla siis on see, et veel mitukümmend aastat hiljem mõtled selle peale. See võib-olla jah, vastabki sellele, et kui sa veel mitukümmend aastat hiljem seda filmi hea sõnaga mäletad, siis võib-olla see tõesti seda kriteeriumit täidab. Ja võib-olla see sama ongi nii-öelda tärkava nostalgia tunnus, et kõigepealt mõtled järgmine päev, siis järgmine nädal ja siis veel 6 aega hiljem ka. Ja ikka on hea tunne sellele filmile mõelda. Aga kui vaatame nüüd head kuulajad ka sellise teie harimise mõttes üldse tagasi, siis ma proovisin leida neid kõige vanemaid spordifilme või teatrietendusi spordialaseid ja tuleb välja, et neid väga palju ei ole. Võib-olla te mind hiljem parandate, ega mina ei saanud vast 10 sellist täispikka mängufilmi kokku, mis spordist räägivad ja mis Eestis vändatud oleks. Ja ega neid teatrietendusi mul ka ei õnnestunud väga palju leida, ehkki ajalugu justkui on, sest näiteks selline värvikas fakt võib-olla siia juurde, et juba aastal 1929 Viljandis Ugala teatris mängiti lustimängu Olen sportlane. Aga millest see küll rääkis, seda ma ausalt öelda ei oska. Aga see räägib sellest, et sport on teatrilaval olnud siin päris pikki aegu. Nii et midagi on, aga mitte liiga palju. Aga võib-olla räägimegi siis nüüd asjast, et nagu me siin juba vihjanud oleme, et igaüks meist on täna mõne sellise soovituse kaasa võtnud, mida siis teiega jagada, nii et võib-olla siis kuulamegi neid soovitusi.
Urmet, mis sul oleks selline esimene soovitus, mida sa meiega jagaksid? No, kuna sa ütlesid ka, et ega neid spordifilme palju ei ole, siis ega seda valikut nende soovituste hulgast nüüd ka väga palju võtta ei ole, aga ise nagu juba ammusest ajast väiksest peale mäletan sellist toredat filmi nagu Vallatud kurvid, et kuna mootorispordi vastu on ka selline võib-olla keskmisest suurem huvi, siis kindlasti see kõnetab ja ilmselt on see selles mõttes omapärane film, et 50ndate filmidest on vast üks kõige vähem sellise nõukogude ideoloogiat, ega väga ta ei sisaldagi selles mõttes, et kui siin võib-olla 4-5 aastat varem tehti üks film Jahid merel purjetamis- või jahtklubidest, siis see oli ju selline puhas spioonifilm, kus pahad lääneagendid kavandavad midagi halba Nõukogude maa vastu, aga Vallatud kurvid oli selles mõttes sellisest Nõukogude ideoloogiast suht ju puhas. Ja selline tore, lõbus film, et selline kohane sellele ajastule juba, et Stalin on surnud ja on juba natukene toredam ja lõbusam. Ja muidugi tegemist on sellise klassikalise eksituskomöödiaga ja eks kus inimesed on ära vahetatud või lähevad vahetussarnasuste tõttu, et eks seda ole ikka klassikalises mõttes tore ja naljakas vaadata ja sellised mõned toredad naljad, dialoogidki on seal, nii et võib öelda, et on tore film, et soovitaks kindlasti vaadata, et on ka mõnedes raamatukogudest võimalik seda laenutada, et kindlasti ju tekib küsimus, et kust seda filmi saada, et raamatukogu e-kataloogist Ester, kui lööte sisse Vallatud kurvid, siis Tartus ja Tallinnas mõnes raamatukogus neid võib leida. Tuleta meile ehk meelde 2 sõnaga mille ümber seal see eksituste möll käis. Kas see oli üks mootorrattavõistlus, aga kas see oli mingisugune suur võistlus või oli see lihtsalt üks väljamõeldud võistlus? Täpselt jah, eksitus siis on 2 kaksikõe vahel, kellest üks on mootorrattasportlane ja samas ka Tartu Ülikooli tudeng, kui ma ei eksi. Pole mitu aastat näinud, ei mäleta nii täpselt. Ja teine õde siis ei tea mootorratastest mitte midagi ja siis läheb ikkagi asi käiku niimoodi, et see õde, kes ei tea mootorratastest midagi, peab mingi hetk sõitma ka mootorrattaga ja siis hakkavadki igasugused põnevad sündmused pihta, kuidas ühe õe abikaasa ainult teab, et on tegemist kaksikõdedega, aga tema ajab nemad vahel isegi sassi. Siis on ikka puhas klassika. Puhas klassika, jah. Ja kui Kaarel on siin juba nagu rääkinud ka sellest, et tasub alati filmidest võib-olla seda ajalugu või spordiajalugu otsida, siis ma usun, et 50 lõpus vändatud selline mootorrattafilm jagab seda spordiajalugu meile kamaluga, sest et Pirita ringrada niisugusel kujul meil täna ju ei olegi enam üldse kasutuses, aga tolla 50 lõpus ju räägiti lausa sellest, et mootorrattavõistlustel võib isegi 10, kui mitte 100 000 pealtvaatajaid igapäevaselt kohata ja tegemist oli tolles ajas kindlasti ühe kõige populaarsema spordialaga üldse, nii et ka sellest võtmist lähtuvalt ilmselt on see huvitav film, mida vaadata. Kes selle režissöör muidu oli, tuleb sul äkki see nimi meelde? Jaa, Kaljo Kiisk oli selle režissööriks ja kusjuures, kui sa siin mainisid seda publiku huvi ja kõike seda, siis ma mõtlen, et võimalik, et ka see film võis mingil määral anda veel lisatõuget sellele tohutule huvile, mis Kalevi suursõitudega kaasnes hiljem, et kus seda võib ju isegi suisa mürisevaks laulupeoks nimetada. Neid publikumasse, mis raja ääri palistasid seal 10, võib-olla isegi 6-kohalisest arvust räägime, mitte ainult 10 000, vaid mingi 100 000. Et ilmselt see võis kindlasti anda omajagu populaarsust juurde ja tõepoolest mootorrattavõistlused olid tol ajal ju hästi populaarsed, neid korraldati erinevates Eestimaa otstes, neid ringradasidki tehti, sest nõuded
ohutusele olid tol ajal hoopis teistsugused kui praegu, et kui praegult reaalselt väga palju neid motoringradasid ei tulegi Eesti pealt ette Pärnu külje all sinna nõuetele vastav, siis tol ajal oli ju siin ka Tartu külje all Räpina poole välja sõites ringrada, kus ka 60-ndatel 2 korral suisa Kalevi suursõita isegi ju näiteks peeti. Et ilmselt võis see film anda veel omakorda tõuget motospordi populaarsusele ja kindlasti ka võib-olla juba kajastas seda toonast populaarsust ka lisaks siis. Ja kõigele muule lisaks siis ka uskumatu nimekiri suurtest Eesti näitlejatest selles filmis kaasa lõi. Aga see selleks. Kaarel, mis sina meile lauale paned? No, võib-olla ma nüüd tooks välja ühe filmi, mis tegelikult ajastu jääb ju enam-vähem sinna, kus urmetki, aga teisest küljest nüüd tegemisaeg tuleb juba sellesse sajandisse ja suisa vaid mõne aasta tagune film. Ehk siis ei saa me ju täna oma soovitustes üle ega ümber Eesti sisu ja koostööga valminud filmist, mis oli võõrkeelse Kuldgloobuse nominatsioonis ja siis selle kõige tähtsama Oscari eelnominatsioonis ehk siis Soome režissööri Klaus Härö 2015. aastal valminud Vehkleja. Ja ma tooks ta võib-olla siia mitte nii oma lemmikuna, kui ma tooks ta võrdluses ajaloolise tõetaotluse poolest kultusfilmiga Viimne reliikvia, sest tõesti vehklemistreener Endel Nelis oma koolkonnale Haapsalus 1950-ndatel aluse pani, nagu ka selles filmis Vehkleja, aga detailide ja traagilisusega on Soome režissöör koos idee autori ja stsenaristi Anna Heinemäega väga uljalt ümber käinud, et mis teisest küljest jällegi tuletab mulle meelde, et Kulla Kaarel tegemist on mängufilmiga, mitte dokfilmiga. Seetõttu ei peakski võib-olla siin nii seda tegelikkust taga ajama. Aga siia valikusse ma panin selle filmi võib-olla tema ilu pärast, et seal on väga ilusad kaadrid ja üldse võib-olla ütlekski, et Eesti uusi mängufilme, küll praegusel perioodil on seda halb öelda, aga peaksid Eesti inimesed kinos käima vaatamas, et on seda pildi ilu vaadata. Et tõesti selles Vehkleja filmis ka need ilusad kaadrid koolimajast, mis küll on filmitud siis Pärnus, mitte Haapsalus, või näiteks oskuslikult Estonia kontserdisaalis, mis on kujundatud siis Leningradi 50-ndate spordisaali või spordivõistluse toimumiskohaks. Ja ma tookski siin esile võib-olla Eesti tippfilmikunstniku Jaagup Roometi ja tema assistendi rekvisiitori Karin Tetsmani töö. Ja seda ma toon ka natukene sellepärast, et tegemist on Spordi- ja Olümpiamuuseumi podcastiga, sest see kunstnike tiim kasutas selles ajaloolise filmi miljöö loomiseks ka spordimuuseumi kogusid ja väga oskuslikult. Et veel üks paralleel siia tuues, et sama tandem tegi koostööd spordimuuseumiga jällegi 50-ndatest rääkivast perioodist Seltsimees lapsega, mis ka ju rääkis tegelikult osaliselt natukene spordist, et Leelo Tungla isa oli siis endine keskmaajooksja Felix Tungal ja siis seal filmis oli ta kehalise kasvatuse õpetaja. Et seda filmi ma soovitakski võib-olla just sellise ajaloolise miljöö seisukohast. Ja kui üldse spordimuuseumi kogudest rääkida, mida on filmides kasutatud, sellest võib-olla tuleb täna veel juttu, aga ma siia viskaks ühe sellise viktoriini küsimuse õhku, mida minu kolleegid ei pea siin vastama hakkama, aga et tahakski küsida, et millises viimase 10 aasta jooksul Eestis linastunud filmis tegi kaasa ka Eesti spordimuuseumi vanim eksponaat rekvisiidina. Sellele küsimusele ootame siis võib-olla hoopiski vastuseid meiliaadressil podcast@spordimuuseum.ee. Jah, see oleks tore kuulda, et selle... Kas meil on kuulajaid kõigepealt selle kontrolliks ja teiseks, kas meie kuulajatele ka teadmisi selliseid on? Mitte, et ma ise sellele kohe vastata oskaks, ega ma ei oskakski, ega ma seda ka häälega praegu välja ei ütle, et ma ei oska. Üldjuhul meie kuulajad on targemad kui meie. Jaa.
Aga Seltsimees laps oli tõesti ka üks nendest filmidest, mida ma kaalusin sellesse nimekirja lisada või mitte, et kas on tegu spordifilmiga, aga ikkagi piisavalt spordifilmiks ta minu jaoks ei kvalifitseerunud, aga jah, siin nimekirja piiri peal ta oli. Aga Vehkleja väga kõva film tõesti. Mitut meie rapiiri seal kasutati või kas üldse? Et õige vastus on nüüd kahjuks see teine, kas üldse. Kas üldse, aga need nägid välja täpselt sellised, nagu ka meil muuseumis neid rapiire näha on. No, mis näitab jällegi võib-olla sellise ajaloolise spordifilmi tegemise juures seda vajadust minna ikkagi sellesse ikkagi nii süvitsi, et nagu ma filmitegijatelt olen ka aru saanud, et nad ikkagi üritavad need tailid suhteliselt paika panna ja ikkagi saavad pärast pahandada tõelistelt spordiajaloolastelt, et kui miskit on valesti, et seal Vehkleja filmis on ju täitsa tore vaadata, kuidas 50-ndatel juba segavõistkonnad vehklemise võistlustel olid, ehk siis poisid ja tüdrukud, 2 poissi, 2 tüdrukut, milleni selliste segavõistkondadeni vist oleme alles jõudnud viimase 10 aasta jooksul erinevatel spordialadel, et üldiselt on see olnud tennises ja iluuisutamises ja sellistel paarispordialadel, aga paneb 50-ndatel kahjuks mitte. Paneb mõtlema spordiajaloole mitmes võtmes. Aga kui te lubate, ma võtan nüüd siit järje üle ühe enda soovitusega. Ja mina nüüd tuleks välja siis teatrietendusega. Ma ei olegi kindel, kas tegemist on siis nüüd sellise telelavastusega, pigem vist ikkagi sellise klassikaliste teatrietenduse ekraniseeringuga Vanemuise teatrist ja suure korvpallisõbrana tooks soovitusena välja ka ERR-i videoarhiivist leiduva Vanemuise etenduse, korvpalliteemalise etenduse Lahti hüppe Mihkel Tiksi näidendi põhjal siis 1985. aastal salvestatud etenduse, kus siis endine tippkorvpallur Mihkel Tiks räägib oma nii-öelda noorpõlvest Tartu tudengina ja korvpallurikarjäärist Kalevi legendaarses korvpallimeeskonnas. Ja miks ma selle siia olen lisanud, ongi see, et ühest küljest see sama spordiajalooline faktor ja teisest küljest ka võib-olla selline väike nostalgia faktor, kuna 1980-ndatel, kui mina kunagi noor olin, siis korvpall oli meie jaoks siin Eestimaal hästi oluline ja kõik ka kunstiteosed, kus korvpallist juttu läksid samuti meil hästi korda. Mäletame, et Mihkel Tiksil ju osaliselt selle sama näidendi põhjal hiljem ilmus ka veelgi menukam korvpalliromaani nimeline raamat, kuid ka see Lahtihüppe etendus oli üsnagi menukas. Leidsin näiteks sellise põneva fakti, et selles näidendis peaosalist sellist Mihkel Tiksi enda isikust maha kirjutatud tegelast kehastanud Aivar Tommingas pälvis eripreemia puidutöötlemiskombinaadilt Viisnurk parimale noorele näitlejale selle näidendi eest ja on ajalukku läinud ka selle preemia suurus 100 rubla, nii et päris kopsakas preemia. Ja lisaks Aivar Tommingale võib sealt televaataja leida sellest etenduse salvestusest teisigi tuttavaid näitlejaid, kas või Tõnu Kildase või Andrus Eelmäe või Tiit Lilleoru, nii et ka selles suhtes kindlasti päris huvitav, ehkki natukene võib-olla tänasele vaatajale võib-olla pisut selline aeglaselt ja võib-olla veidi uimaselt kulgeva looga tegemist, aga siiski tegelikult soovitan seda südamest kõigile ja korvpallisõpradele nostalgikutele kindlasti pakub rõõmu ka see, et etenduse algus- ja lõpukaadrites näeb ka Kalevi särgis Mihkel Tiks ennast palli põrgatamas seal ja lastega korvpalli mängimas, hullamas vahvalt. Sellist autentset korvpallikaadrit ühesõnaga. Nii et see oli minu esimene soovitus siis. Aga lähme edasi võib-olla, kuna Urmetil, ma tean, on veel üht-teist meile varuks. Urmet, mis sa järgmisena välja pakud? Ja, no näiteks midagi nüüd ka lastele või ei pea ainult lastele olema, et ilmselt kannataks ka praeguses vanuses vaadata, et enda
kooli vaheajad, ma mäletan põhikooli või algkooli aegselt kindlasti üks oodatum vaheaja saade või telelavastus oli judopoisid. Et see kindlasti toreda mälestuse, toreda sõnaga meenutan, et oli jälle nalja, mida sai pidevalt ikkagi üle sõpradega rääkida, et mingid teatud paroolid olid seal. Siis kindlasti see ka, et kui nüüd tagantjärgi vaataks, võib-olla leiaks veel selliseid humoorikaid kohti, mida tol ajal ei osanudki märgata, võib-olla vanusest tulenevalt. Et kindlasti võis ka tol ajal see anda tõuke võib-olla judo populaarsusesse ka, sest et peale judopoiste valmimist umbes kuskil nii 10 aastat hiljem hakkas esimesi olümpiamedaleid ka judost tulema, nii et võib-olla on ka sellel mingi oma seos. Ja seal judopoistes siis me ju näeme ka sellist legendaarset judo populariseerijat või treenerit nagu Andres Lutsarit. Sa mõtled, et ta seal etenduses ja figureeris ja et küll natuke lõpuosas, aga siiski. Aga lugu siis, kui keegi näinud ei ole, lühidalt ja sellest, kuidas ühte maakooli tuleb noor energiline kehalise kasvatuse õpetaja, kes hakkab siis koolipoistele judo trenni tegema ja siis natuke on juba treenitud, siis kutsutakse ka Tallinna võistlema ja lõpuks siis minnaksegi ka Tallinna võistlusele, aga kogu lugu on selline tore, humoorikas, vahva, kõnetas kindlasti, eriti koolipoisina. Nüüd tore meenutada. Judopoiste autor Janno Põldmaa on vist ise ka olnud läbi aegade selline aktiivne judoentusiast ja teame seda tema sellist judo lembust ka hilisemast ajast Lotte seriaalist ju ka seal. Judo on olnud selline kandev sport, nii et igas mõttes asjakohane sport olnud see judo meil siin Eestis viimastel aastakümnetel tõesti. Ega sa ise enda jaoks seda spordiala ei leidnud tänu sellele judopoiste etendusele? Ei ole veel siiani leidnud. Aga kui nüüd keegi otsimisest veel räägib, siis ja tahab seda vaadata, siis otsida see judopoisid üles ERR-i arhiivis on täitsa olemas, nii et ei pea ootama, millal kooli vaheajal seda telekast näidatakse, et saab täitsa endale meelepärasel ajal vaadata ise ka seda. Mitu korda sa seda ise näinud oled? No ma arvan, 10 on ikka raudselt, aga ma kahtlustan, et see on ikka pigem üle 10. Aga viimati ma arvan, et nägin, et neid aastaid on ka üle 10 või isegi tuubel 10 aastat tagasi viimati. Kas rohkem või vähem kui vallatuid kurve? Vaat see on nüüd keeruline, et kumb selle võistluse võidab. Kardan, et võib-olla ikka judopoisid, jah. Raudselt. No, selge, aga Kaarel, millega sa vastad nüüd? Ma ei tahaks väga Urmeti kaksikvend olla, aga tundub, et ma natuke oma pakkumises lähen jälle temaga kuidagi sünkroonis ehk umbes samast perioodist tuleb film ja jälle me peame oma lapsepõlve mina ka vaatama, et kuigi me Urmetiga oleme täiesti Eesti eri piirkondadest. Aga mina pakuks välja hoopis ühe sellise telefilmi, mis Eesti filmikriitikute seas ei ole mitte nii hinnatud, ehk võite isegi aimata, et spordifilm, mida siis väga paljud ikkagi teavad, 1983. aastal valminud Küljetuul. Lavastaja siis Raul Tammet, aga väga oluline on ka see, kes siis käsikirja ehk stsenaariumi tegid, et nendeks olid siis Veljo Käsper ja tõeline Eesti spordifilmi Grand Old Man Ants Roosipuu. Ja see film siis, kes teda veel näinud ei ole, ta on küll vabalt ERR-i arhiivis kättesaadav ja vaadatav, aga see räägib siis Eesti tippjalgratturistest ühte lugu. Mis tema minu jaoks eriliseks teeb, on see, kuidas seal on miksitud dokumentaalkaadreid siis 1983. aasta NSV Liidu rahvaste Spartakiadist ja samaaegselt käib ka nende filmitud tegevus seal, et see on niimoodi kokku
kokku siis monteeritud ja tänu sellele on seal filmis just nende dokumentaalkaadrite peal näha näiteks tolleaegseid tipprattureid eesotsas Riho Suuna ja Toomas Kirsipuuga. Ja noh, kui jälle pildist rääkida, siis soovitan seda filmi tartlastele, sest seal on päris nostalgilised kaadrid kunagisest ülikooli linnast. Eesotsas siis selle mälestusväärse kaklusstseeniga korporatsioonihoones, mis tollal siis oli ülikooli klubi, kus siis läksid diskomehed ja spordimehed omavahel kaklema ja tavaliselt minnakse kaklema kahjuks tütarlaste pärast, nagu selles filmiski. Aga ma ühe repliigi veel siia viskaks, et miks minu jaoks see film nagu jälle spordiajaloolasel huvitav oli see, et seal kiidaks neid filmi tegijaid, et seal filmis öeldakse mingeid asju, mida tänased Eesti spordiajaloolased siiamaani analüüsida ei soovi. Et näiteks see peategelase fraas, meil ei ole proffe, aga on kogu päeva treenijad. Või et peategelase vend tunneb siiralt rõõmu, et tippsportlasest sugulane käib reisidele ja see annab temale jällegi võimaluse sealt toodud importkaupadega hangeldada. Et tuletan siin juures meelde, et Nõukogude sport presenteeris ennast kui amatöörsporti, aga siis ise varjatult rikkus seda reeglit ja millal me seda lahtiste kaartidega nii-öelda spordiajaloolased uurima hakkame, seda ma ei tea, aga seal filmis on juba siuksed vihjed meile antud. Aga kõige muu kõrval äkki ütleks nüüd veel kõvelega välja ka selle, miks on see siis judopoistega selline sõsarfilm, ehk siis oli sama peategelane nii selles judopoiste etenduses kui selles filmis ja see oli siis Märt Visnapuu, kes võib-olla need mõlemad ongi filmi rollidest tema, ütleme Küljetuul kindlasti üks tema tuntumaid lugusid ja tegelikult seal on veel mitmeidki Eesti näitlejad, Alvo Pavut ja Angeelika Semjonova, kes võib-olla muudes filmides nii ka esile ei tüki, aga seal filmis nad rolli said ja ta tükke omamoodi filmikeelega film on, aga nagu juba eelpool siin mitmes filmis on mitme meie soovituse puhul on mainitud, et ka see armastusliin käib seal sees ja siuke, et nagu spordifilmid ikka, et ei ole ainult sport, et kuidas tippu pürgida, kuigi selles filmis päris palju arutatakse selle üle, et kes sa tahad olla või spordis või ka endine tippsportlane annab tõusvale tähele nõu, et on vahet, et kas sa oled 4 tõustes või 4 langedes nii-öelda oma karjääri tipul. Ja sellised spordifilosoofilised võtisklused seal dialoogidesse sisse pandud, mis ma arvan, et Urmetile kindlasti meeldiksid, kuna tema on meil dialoogide armastaja. No ja ka on küsimus ausast mängust ja kõigest sellest. Ja kas sellel filmil ka üldse õnnelik lõpp nüüd enda seisukohast oli, seda ma ka ei julge väita. Vaata klassikalises mõttes seal õnnelik lõpp ei ole, et on seal on nii-öelda filmi toodud sisse rahutuur ja ma ei hakka ütlema, kuidas see rahutuur lõppeb, aga seal lõpus võib-olla peategelane, mulle tundub, et filmitegijad annavad meile selguse, et ta jõuab eneseotsingutel kuhugi maale. Ja ta saab aru, et kuidas edasi. Ja võib-olla siuke huvitav jällegi, kui rääkida rekvisiitidest, siis filmi režissöör Peeter Simm, kes nüüd otseselt selle filmiga ei olnud seotud, aga selles filmis räägitakse päris palju, kuidas Nõukogude Liidu sportlastel oli ka vaja häid lääne jalgrattaid, ehk siis Colnagosi, ja kuidas selle filmi tarbeks siis tavaliselt nii-öelda Nõukogude päritolu sportrattad värviti siis nii-öelda Colnago värvidesse, et oleks nagu päris filmis paistmas. Colnago siis on üks kas Itaalia päritolu vist rattafirma, mis tal varustas nagu liidu koondist. Jah, täpselt. Ja mille hind väidetavalt nii-öelda mustal turul olevat olnud Nõukogude Liidus mitu uue auto hinda. Ma ei tea, kas seda jälle vastab. Päris korralik. Aga võib-olla ma võtan siit nüüd üle enda teise filmiga siis ja selle ma nüüd küll ütlen ausalt, et valisin rohkem tegijate pärast ja nime pärast.
siis legendaarse filmi ja fotomehe, kellest juba vihjamisi juttu oli, Hans Roosipuu loomingust, siis Hans Roosipuu oli siis üks selliseid usinamaid spordifilmide väntajaid aastakümneid siin Eestimaal ja selliseid spordidokumentaale ta tegi, ma arvan, rohkem kui 30 võib-olla ja talle meeldis panna filmidele ka ägedaid pealkirjasid ja selle filmi, mida ma teile nüüd siis soovitan, pealkiri on minu jaoks kõige kõvem spordifilmi nimi üldse. See film kannab siis nime 100 meetrit selili kammerorkestri saatel. Nimest johtuvalt võib ju igaüks ära arvata ilmselt, et tegemist on ujumisest rääkiva filmiga. Pärineb see 70ndatest ja räägib siis ujumisperekonnast Indriksonidest, kus siis omaaegne ujumiskuulsus Uivi Indrikson treenib oma tütreid Kaire ja Kaja Indriksoni selles filmis ja vaadeldakse siis neid nii treeningul kui võistlusel. Ja see teine pool sellest pealkirjast tuleneb siis sellest, et kammerorkester siis tuleneb sellest, et filmi heliloojaks oli Lepo Sumera, kelle loomingu saatel siis see tegevus selles filmis toimub. Nii et selline omalaadne lühifilm, selline kammerlik teos ja sai ka tunnustust nagu liidu ajal oma jagu, nagu mitmedki Hans Roosipuu filmid, siis pälvis see ka eripreemia üleliidulisel tasemel, üleliidulise spordifilmide festivalide eripreemia sai see, nii et tunnustatud film. Ja ma ei ole küll kindel, kas see ka mõnes sellises avalikus andmebaasis niimoodi kohe vaadatav praegusel ajal on, aga kindlasti kusagilt seda näeb, sest et enamasti ma arvan, et Eestis meie oma filmid ikka kuidagi lõpuks kätte saame ja neid vaadata saame, nii et meil siin praeguse sellise pausi ajal võib-olla ongi rohkem aega ka tegeleda otsimistega erinevates otsingu keskkondades, nii et selle filmi kindlasti iga soovija leiab. Te siin mõlemad olete Roosipuud maininud, et kas tema kohta võiks öelda, et on nagu Eesti spordifilmide Tammsaare või kuidas? No Vilde või Tammsaare, ma arvan, et neid nimekaid tegijaid siin on kindlasti olnud veel. Aga Hans Roosipuu, jah, minu jaoks on kuidagi eristunud alati nende filmi nii-öelda süžeede ja nimedega ja see teemavalik on tal ka olnud väga erinev. Ta on siin teinud filme 10 võistlusest, moodsast 5 võistlusest, see sama ujumisfilm siin nüüd või siis Riho Suunast siin rattateemast rääkides, näiteks film Imetegija võlg tuleb kohe meelde, ka päris luulelise nimega, või siis perekond Šmigunidest film Imed püüdmas, Indrek Bertelsonist on tehtud film Tempo di Valse judost ja rääkides, nii et selliseid uhkeid värvikaid nimesid ja väga erinevast teemast, väga minu jaoks väga alati hästi tehtud filmid on need Hans Roosipuu filmid olnud. Kas siin võib-olla natukene peaks arutama isegi natuke selles osas, et need Roosipuu 70ndate filmid ikkagi, nad on ikkagi täiesti erinevad ju tänasest spordidokumentaalfilmist? Jah, need on, ma ei oska seda isegi ka võib-olla välja tuua, võib-olla sul on see vaatenurk kohe olemas, mis pärast või mismoodi need erinevad, aga nad tõesti erinevad, et nad on sellised kuidagi... Tundub, et nad on nagu ongi kunstfilmid, et kui kasutada seda sõna sinna, et... See on kunst ja see proovib nagu, või Hans Roosipuu nagu proovis nendes filmides minu arust alati näidata seda, et sport ei ole nagu väga lihtne asi, vaid et see on kah kuidagi selline loominguline ja sportlased on kuidagi erilised ja kuidagi põnevad inimesed. Ma ei oska, võib-olla see ei ole nagu, tänapäeva sportlased on kindlasti erilised ja põnevad inimesed, aga mulle tundub, et tollal seda kuidagi nagu veel rõhutatult üritati otsida seda teistsugusust või seda meie hallist argipäevast kuidagi eristuvat tegevust. Võib-olla isegi
siia saaks isegi mingi paralleeli tuua, kui mina vaatan neid mustvalgeid Ants Roosipuu omaaegseid filme, et siis mul kangastub ka natuke silme, et siuke mustvalge Leni Riefenstahli filmipilt 36. aasta Berliini olümpiamängudest. Just, jaa. Võib-olla see 10 võistlejate film 71. aastast võib-olla kõige rohkem sellesse võtmesse sobitub, mis mul oli ka tükk aega nagu kõõlus siin piiri peale, et äkki seda soovitada. Soovitangi kahtlemata, aga kuna pidi ühe valima, siis valisin nagu praegu ausalt nime järgi. Ja see muidugi ei ole enam mustvalge film, see 100 meetri selili kammerorkestri saatel on ikkagi juba värvifilm. Aga lähme edasi. Urmet, sul peaks üks veel olema. Jah, et see film siis pärineb tegelikult enam-vähem samast ajast, kust Kaarli eelmine. Samuti 80ndate algusest ja kindlasti kõigile palju tuntud teisikud, mis on nagu selliseid vastakaid arvamusi või et mitte võib-olla väga kiitvaid, aga samas mingi aja jooksul on ta kuidagi selliseks nostalgiliseks muutunud ja selline tore vaatamine kohati. Siin, kui nüüd selle peale mõtlen, siis eks seal on kohati see ralli sõit selles suhtes kohati päris kummaline, et selline tähesõidu tüüpi ralli, et ei tea, minust tolle on nagu taolisi tähesõidu, taolisi võistlusi väga enam vist ei peetud ja sinna samuti nagu Külje Tuule puhul Kaarel siin välja tõi, on selliseid dokkaadreid või kaadreid teistest võistlustest nagu sisse pandud, aga need on muidugi hästi kummalised nagu sellise rallikrossi osas hoopis need dokkaadrid, et rallis üldiselt ikkagi sõidetakse nii-öelda kellaga võidu, et mitte nii-öelda mees mehe vastu kõrvuti nagu rallikrossis mööda selliste ringrada, et selles mõttes on ta hästi kummaline ralli, et selles mõttes, et lihtsalt kohati on tunne, et on pandud sinna kaadrid sisse, et rallimasin või tähendab võidusõidumasin, et üks ralli kõik. Aga tegemist siis sellise jälle inimeste segami ajamisega, eksituskomöödiaga võiks isegi öelda, et huvitav, et kõik motospordi filmid Eestis, nii palju kui neid üldse tehtud on, need paar tükki, kohe jälle segamini ajamise komöödia. Et siin siis on üks kuulus laulja, keda kehastab Jaak Joala ja kuulus rallisõitja, keda kehastab ka Jaak Joala ja siis üks ajakirjanik, kes sarnasuse põhjal arvab, et tegemist on ühe ja sama inimesega, kuigi tegelikult ei ole. Et selles mõttes natuke võib-olla kummaline või ka naiivne see stsenaarium, et kui on kuulus laulja ja kuulus rallisõitja ja keegi nagu ei ole varem selle peale vaadanud, et nad on sarnased, et järsku üks ajakirjanik nagu avastab, et on sarnased ja et üks sama isik. Aga jah, selles osas, et eks seal on see nostalgia põhiline just, miks see nüüd siia sisse sai toodud, et ainuke erinevus siis sellest Vallatute kurvide filmist on see, et kui seal olid kaksikõed, siis siin on nüüd mitte kaksikvennad, aga identsed meesterahvad. Jah, lihtsalt sarnased meesterahvad, jah, täpselt, et keda siis aetakse segamini või vähemalt mõni inimene ajab segamini. Urmet, kas see film meeldis sulle ka oma muusika pärast? See oli ju muusikafilm. See muusikaga jah, tegelikult on nii, et seal on mõned täitsa toredad lood, kuigi ansambli Radar liikmed on ka öelnud, et tõepoolest seal on sellist nagu nii-öelda seinast seina muusikat, et kohati on selliseid nii-öelda laadalugusid ja siis on sellist Radarile endale meelepärast muusikat. Et jah, ma ütlen, et on mõned lood, mis jah, meeldivad. Aga eks rohkem ikkagi oli see ralli, mis nagu väiksena tõmbas seda. Kõige kuulsam laul ilmselt on see Davai Poigirajem v Ljubov, jah? Jah, täpselt, et seal sellest filmist. Jah, et selle vist olevat Radar isegi võtnud enda nii-öelda repertuaari, kuigi algupäraselt see nagu neil ei olnud. Aga selle filmiga oli jah see ka, et ta väga kiirustades võeti üles, kuna Radaril ja Joalal oli sel suvel üldse
pikem tuur Aafrikas, selline ligi paarikuune tuur ja siis nii mõnedki võtted, mis suvel oleks pidanud toimuma, lihtsalt ei olnud seda aega, kui Merle Talvik või Jaak Joala, kes siis 2 põhinäitlejad seal, osatäitjad olid, et oleks seda sobivat aega leidnud, nii et siis näiteks see üks stseen, mis Kadrioru staadionil, kus see nii-öelda ralli pihta hakkab ja seal mingid vigursõidud toimuvad, et Jaak Joala ja Radar siis tulevad seal bändiga lavale mängima, et mis peaks siis süda-suvel nagu toimuma, aga tegelikult võeti kuskil seal sügisel, oktoobris, novembris üles ja et väidetavalt peaks taustal märkama, et süda-suvel on kõik puud raagus. et siis järgmine kord. Meie kuulajatel on see võimalus, kuna see on nüüd üks nendest filmidest, see Leo Karpini Teisikud, mis on siis Eesti Rahvusringhäälingu arhiivist küll leitav. Täpselt, see on täitsa seal olemas. Väga tore. Ma arvan, et ma kavatsen seda filmi ka ise veel korra vaadata kindlasti elus. Olen seda mõne korra juba teinud. Aga Kaarel, mis on sinu soovitus, see viimane? Ma selles mõttes olen meiega täna rahul, et me oleme ka rääkinud spordifilmidest, kus on naisterahvad peaosas, ehk siis Vallatud kurvid või ka siis Kalle Ants-Roosipuu välja toodud dokfilm, aga ma paneks veel omapoolse punkti siia lõppu veel ühest Eesti naistippsportlasest või võiks isegi öelda õigemini siis tippsportlasest tütarlapsest ehk ja tooks siia filmide valikus ühe ekstreemspordi valla dokfilmi ehk siis aastal 2013 juba valminud allfilmi stuudios Kelly, mis räägib siis tõesti meie praegusest parimast naissportlasest paljude arvates Kelly Sildarust. Ja filmi tegemise hetkel on ta alles siis 11-aastane. Ja see dokumentaalfilm, ta on tehtud Eesti Rahvusringhäälingu sarjas Eesti lood, vaid pooletunnine dokumentaal. Hakatakse pihta sellest, kuidas poest leiti väikesed suusasaapad ja nii ta läks ja kuidas siis Kelly sportlaskarjäär seal varases eas kujuneb, kooli sidumine, treeningud suvistes oludes, näiteks vanavanemate aias ja loomulikult sinna juurde ka juba võib-olla sellise Eesti spordihuvilise jaoks, kui see ekstreemsport hakkas meie nii-öelda spordivaataja laiematesse massidesse tulema, siis ju selle ekstreemspordi juures on alati need lahedad kaadrid moodsa muusikaga, et selles dokfilmis need juba on täitsa sees olemas. Ja miks ma võib-olla soovitan seda filmi, et see on ka siin mõnedes meie filmipankades praegu tasuta täiesti kättesaadav, et miks seda vaadata, et mulle endal meeldivad sellised dokumentaalfilmid, kus saadakse millelegi jaole. Et ütleme, et sel filmi tegemise hetkel ju tema täiskasvanud spordisaavutused veel erinevatel X-mängudel või maailmameistrivõistlustel nendeni veel jupp aega minna. Aga nüüd on meil nagu sealt algusest, suhteliselt tema sportlaskarjääri algusest juba olemas see emotsioon, mis toimub, et ma tõmbaksin siin robustse paralleeli selle dokfilmiga 2018. aasta siis parima dokumentaal-Oscari filmiga, mis võib-olla minu jaoks ongi selline dokumentaalspordifilmide üks parimaid filme üldse on siis Ikaros, mille sisu on siis sellest, kuidas harrastusjalgratturist filmirežissöör Brian Fogel püüab testi korras dopingu abil oma võimeid amatööride seas parandada. Ja siis, kuidas ta filmi tegemise käigus jõuab äkki millegi suure ja kogu spordimaailma, rahvusvahelist spordimaailma raputavani. Ja võib-olla selline Kelly film või ka Ott Tänaku film poole karjääri peale, et võib-olla need on midagi sarnast, kus siis režissöörid hakkavad tegema filmi ja tegelikult võib-olla aastate pärast selgub, et või filmi tegemise käigus selgub, et vau, me olime millegi suure juures. Et selline soovitus, et vaadata. Ja siia võib-olla saab ka lisada selle soovituse, et vaadata neid 2 filmi,
Seda, mida mina enne soovitasin, see 100 meetrit Selili kammerorkestri saatel ja nüüd see Kelly, et vaadata neid näiteks järjest, kui see vähegi võimalik, et see annab meile ka aimu sellest, kuidas on muutunud meie lähenemine spordile, mis on meie jaoks huvitav, millised spordialad, millised vaatenurgad, pildikeel, helikeel, see kõik on siin 20 aasta jooksul teinud suure sammu edasi. Nii et kas tingimata paremaks, aga teistsuguseks on see kindlasti muutunud ja nagu see meie sport võib olla üldse muutub järjest rohkem visualiseerituse suunas, et see tuleb siit väga hästi välja. Võib-olla tõesti, et need, kes varem pole võib-olla spordidokumentaalfilme väga vaadanud, et võib-olla nad peakski vaatama mitmeid ja just ajas erinevatest aegadest, et võib-olla see loob sellise laiema pildi, et millele tähelepanu pöörata ja võib-olla see tekitab just veel rohkem mõtteid. Ja Urmet. Jah, et tahtsin küsida, et Kalle, mis sinu kolmas siis soovitus oleks, et tuleb ka tänapäeva või ei tule kaugemasse aega? Ei tule tänapäeva. Mina jäin siia nostalgiasse ja 80-ndatesse, kui järjest tõesti siin Eestis tuli paari aasta jooksul kohe mitu spordifilmi, need samad teisikud, see sama Küljetuul ja ka minu soovitus, viimane soovitus mängufilm Lurich Valentin Kuigilt on aastast 1983 ja seda ma soovitan just nende samade aspektide tõttu, mida me siin täna mitu puhku oleme rõhutanud, ehk siis selline ajalooline kontekst spordiajaloo huvilistele. Kindlasti on siin huvitav, sest see räägib ühest huvitavast episoodist Lurichi elus, ühest tegelikult mõistatusest, mis on siiamaani lahendamata. Nimelt aastal 1910 käis Lurich Tallinnas ühel maadlusturniiril võistlemas ja selle maadlusturniiri ajal eksponeeris ta ühes Tallinna kaupluse vaateaknal oma uhket auhindade kogu. Nii-öelda Lurichi aurahad olid aknale välja pandud rahvale vaatamiseks ja need varastati sealt ära. Ja see on siis mõistatus, mis jäigi lahendamata ja spordiajaloo huvilistele siiamaani valmistab peavalu, et mis sai nendest Lurichi aurahadest, et siin teooriad on olnud erinevaid, igasuguseid vandenõusid ja lihtsalt selliste ablaste pättide kätetööd on pakutud, aga igal juhul on need aurahad jäänud kadunuks. Et võib öelda, et ei ole ainult kadunud Lurichi aurahad, vaid ka Lurich ise, et me ju ka päris täpselt ei tea, kuhu Lurich üldse kus umbes on, aga kus see haud täpselt on, et seda ju ka ei tea. Jaa, Lurichi elus on neid mõistatusi mitmeid. Ja see on üks nendest ja siin, mis on ka paralleel meie spordimuuseumiga siin enne käis mitut korda ka läbi, et kas oleme andnud filmitegijatele tuge siis Lurichi filmis kasutatud aurahad, mida siis varastati, need olid kõik spordimuuseumi kogust. Nii et, ja need konkreetselt nüüd ei läinud kaduma, vaid jõudsid meie kogusse ka kõik tagasi. Nii et selles suhtes on kõik korrektne. Aga muidu jah, see film ise sai omajagu kriitikat oma selle nii-öelda lavastamise järgselt. Ei oldud rahul seal näiteks ka sellega, et peategelast kehastanud Tõnu Lume ei olnud väga Lurichi sarnane ja et võib-olla muidki asju, et ei olnud nagu konkreetselt žanri ei tulnud välja, kas oli siis komöödia või põnevusilm. No komöödiad ei olnud, otseselt ka mitte põnevusilm, aga ma arvan, et need pahandused, mida kaugemale me selle filmi valmimisest ajas jõuame, seda vähem olulised meil on, et sellise dokumendina või sellise ajaloofilmina on ta väga huvitav. Samas ka lõpp oli ju selline, et on ainest järjeks, et ei ole ju selgunud midagi. Jaa, võime teha filmi Lurich 2, 40 aastat hiljem. Ja Tõnu Lume võib taas olla peaossa, ta on endiselt väga heas vormis, härrasmees. Aga ma arvan, et meil on nüüd ring peal ja võib-olla lõpetuseks ma küsiksin kõigepealt teilt ja jätan endale sellega minutikese aega mõtelda, mis on siis kõigi aegade kõige parem spordifilm, mis on Eestis tehtud? Tunnistan ausalt, et mul on raske seda läbi aegade Eesti parimat spordifilmi anda, et nagu me siin ka
põrgatasime ju dokfilmide ja mängufilmide puhul edasi-tagasi, et ma ei taha seda, aga ma jään nagu vastuse võlgu. et võib-olla Eesti parimad ikkagi spordisanrisse minevad spordimälu mängufilmi minu arust ei ole veel tehtud kahjuks, et äkki ta tuleb millalgi, et ma paneksin selle koorma nüüd järgmisel aastal valmima Kalev 1991 filmi tegijatele, et nemad võiksid teha siis minu jaoks selle Eesti parima spordimälu mängufilmi. Et neil siis veel neid vastutusi vähe oli ja nüüd on ka see kohustus, et teha Kaarli lemmikfilm. Saadame neile selle sõnumi, aga Urmet, on sul midagi öelda? No ma selles mõttes nõustun Kaarliga, et nüüd keeruline seda kohe parimat öelda ja kas seda üldse ongi. Aga ilmselt oleks võib-olla mõistlik, kui need enda 3 valikut siin sai välja toodud, kuigi mitte võib-olla sellest lähtuvalt, et kas need on mu lemmikud või parimad, aga selline üle aegade ikka siuke tore lõbus vallatud kurvid. No nii. Ja omalt poolt siis võiks ju ka öelda, kas või vallatud kurvid või Lurichi või teisikud, need olid kõik väga lustakad, aga mina ütlen hoopis vehkleja. Võtan hoopis Kaarli valikust, kuna uus film ja ilusate värvidega ja toredate näitlejatöödega ja põnev ka. Ja selline hea lugu. Nii et minu poolt siis see. Aga head kuulajad, kui teil on kommentaare või küsimusi või tahate te vastata saate jooksul esitatud küsimusele, millises filmis viimaste aastate jooksul siis on kasutatud Eesti Spordimuuseumi kogu vanimat museaali või eksponaati, siis kasutage meiega suhtlemiseks meiliaadressi podcast@spordimuuseum.ee ja me ootame teie kirju. Ja kui teil on mõtteid, mida meiega jagada, siis lahkesti. Näiteks teile, et mis need teemad võiks olla, millest me tulevikus võiks rääkida või arutleda. Kas või seda. Nii et aitäh kuulamast. Need olid meie filmisoovitused. Aitäh. Aitäh.